on näitena professor Laasimeril rahvuspargi arvutastest taimekooslustest. Kuulajad, mul on ülesandeks rääkida haruldastest taimekooslustest, mis esinevad Lahemaa piirist. Võib-olla algul siis peatuksime mõne sõnaga üldse selle haruldase taimekoosluse mõiste juures. Üldse haruldase mõiste on võrdlemisi suhteline. Näiteks üks taimekooslus või taimeliik, mis ühel alal on haruldane, võib teisel alal olla üsna tavaline. Ja kui küsida seda, millest seisab siis taimekoosluse haruldus, võime siis vastata järgmisele. Haruldane tähendab olla kordumatu või vähekorduv, mujal kas mitte või ääretult vähe esinev. Nüüd niisugusi taimekooslusi, mis mujal väga vähe esinevad, mis on haruldased Nõukogude Liidu mastaabis või kogu maailma mastaabis, niisugusi üldiselt leidub ka meie territooriumil, kui me võtame seda nii-öelda laiemas mõttes. Näiteks on ju üheks haruldaseks taimekoosluste kompleksiks loodude taimkatte, mida peale meie esineb veel vaid ainult Lõuna-Rootsis. Muidugi kuskil mujal tavalised taimekooslused võivad ka meil olla haruldased. No näiteks niisugusteks taimekooslusteks on meil salu-lehtmetsade kooslused, mis meie territooriumil on juba üsna väheseks jäänud. Haruldaseks peame pidama meie looduslikes tingimustes ka neid taimekooslusi, mille floristilisse koosseisu kuuluvad haruldased taimeliigid. Olgu nad siis kas reliktid varasematest aegadest, varasematest kliimaperioodidest või lihtsalt hävimisohus koos vastava taimekooslusega. Muidugi ei tee taimekooslust haruldaseks veel sellest mõne üksiku haruldase liigi juhuslik esinemine, kuigi ka see vastav asukoht vajab kaitset. Seevastu on ka olemas terve rida taimekooslusi, milles haruldased kaitstavad või kaitset vajavad liigid ei esine küll ohtralt, kuid millele nad siiski on karakteriliigid, konstantid või reeglipärased saatjad. See tähendab, et need taimeliigid kuskil mujal teistes kooslustes ei esine või esinevad ainult väga ökoloogiliselt lähedastes kooslustes. No näiteks nagu salu-lehtmetsa liike võime leida ka salukuusikutes või siis ütleme nendest tehtud nende asemele rajatud puisniitudel. Ka paljud loodude taimed, peaaegu kõik lubjarikaste allikasoode ja paljud liigirikaste niitude liigid on ainult teatud kooslustele iseloomulikud. Ja paljusid neist võib pidada isegi asukoha tingimuste indikaatoriteks, nii et nende järgi me saame otsustada, millise mullaga või millise linnaga meil on tegemist. Teiseks tuleb kaitset vajavateks ja haruldasteks pidada neid taimekooslusi, mis koosluse tiibina meie territooriumil on hävimisohus, mis varem kunagi olid üsna laialt levinud, aga siis inimese tegevuse tagajärjel on nüüd juba üsna haruldaseks muutunud. Siia kuuluvad kõik ürgse taimkatte tüüpilised kooslused. Et Eesti asub metsavööndis, siis esmajoones kuuluvad siia laia lehitud metsad, Tamme, Pärna, Jalaka metsad, Uht-Lamm-metsad, saluokasmetsad, salukuusikud, salumännikud, loometsad, liigirikkad Sanglepa loodumetsad ja kuivematest tüüpidest ka mõned luitemännikud, eriti meie mandri idaosas. Ürgse loodusliku taimkatte hulka, mille seas leidub haruldasi taimekooslusi, kuuluvad ka liigirikkad madalsood, eriti allikasood, mõned siirdesood liigid, tüüpilised Ida- ja Lääne-Eesti rabade näited, ka mõned ranniku- ja veetaimekooslused. Aga me teame ka, et Eestis on üsna laialt levinud sekundaarsed taimekooslused, millest me teame, et nad on inimese tegevuse tagajärjel tekkinud ja püsivad sellistena aastakümneid ja isegi sajandeid, kui see inimese tegevus on ühesuunaline ja enam-vähem ühesuguse intensiivsusega. Näiteks Lääne-Eestile ja saartele nii tüüpilised niidud ja puisniidud püsivad
eriti selle tõttu, et neid on aastate ja aastasadade jooksul päris nii ühtlaselt käsitsi niidetud. Ja eriti drastiliseks näiteks inimtekkelisest kooslusest on loode kallal, kus omapärased taimekooslus on välja kujunenud pideva mõõduka karjatamise tagajärjel. Säärane sajandite pikkune ühtlane mõju, karjatamise mõju on tinginud isegi niisugust nähtus, et küllaltki suure pindalaga isoleeritud lookooslustest on võinud välja kujuneda isegi liigisiseised endeemsed tapsed, nagu seda me näeme Öölandi saarel. Lahemaa rahvuspark on suhteliselt mitmekesise taimkastega. Kuigi me oleks võib-olla leidnud rahvuspargi valimiseks Eesti territooriumil mõne koha, kus oleks ürgsemad loodusliku taimkastes leidunud, aga siis raske olnud leida siiski Eesti territooriumil teist säärast paika, kus on nii palju koosluste tüüpe koos. Lahemaal leidub õnnestunult koos nii Põhja-Eestile tüüpilisi paealasid, lindieelseid soostunud alasid, rannikutäimkastes lõmmemetsi ja isegi jõgede äärseid lammialasid, kuigi piiratud pindalaga. Kuigi paljud nende tüüpide kooslustest on enam või vähem inimese tegevusest mõjutatud, pole siiski nende olukord sedavõrd lootusetu, see tähendab, et hea tahtega ja vastava režiimi pidamisega peaksid Lahemaa haruldasemad ja huvitavamad kooslused püsima või taastuma looduslikule ürgsele lähedase ilmelisel. Ja järgnevalt siis vaataksimegi mõningaid Eesti haruldasemate taimekoosluste esindajate levikut Lahemaa rahvuspargis ja nende olukorda. Nagu juba mainisin, on üheks hävimisohus olevaks vegetatsiooni tüübiks meie territooriumil laialevinud metsad, mis kunagi olid laiemalt levinud Eesti territooriumi viljakamatel muldadel. Praeguseks on laialehiste metsade, mille puurinde koosseisul on väävis lehtpuud, tamme, jalaka, künnaku, pärna ja teistega, looduslikud puistud Ida- ja Kerge-Eestis peaaegu kadunud. Nende vähemaid kogumikke on praeguseks alles jäänud Lääne- ja Edela-Eestis, kuid needki on sageli üsna armetus seisukorras ja inimese tegevuseks tugevasti muudetud. Huvitav on fakt, et Eesti haruldastest kaitsealustest või veel kaitset vajavatest või ka oma levila piiril asuvatest liikidest on vastava analüüsi tagajärjel leitud, et 18,3% kuulub nendest laialehiste ja salulehtmetsade ega saluokasmetsade tüübiliste taimeliikide hulka. See juba näitab, et siin on meil tegemist niisuguse taimekooslusega, mis tõepoolest väärib kaitset. Salulehtmetsadele väga lähedase taimkatte assotsiatsiooni moodustavad nõnda nimetatud uhtlammetsad. Jõelammi äärsed kõrgemal osal asuvad laialehised metsad, mille puurinde karakterliigid on tamm ja künnapuu, ka teisi. Erinevalt veelahkmetel asuvatest laialehistest metsadest on nendes üheks karakterliigid näiteks tuman. Rohurinne ja põõsarinne on väga rikkalikud. Uhtlammetsad on terves meie vabariigis esindatud vaid väga armetute riikidena. Ja on säilinud veel siis jõgede äärest üsna kitsa ribana, mida nohtikene teinekord võib vast üsna kindlikult metsaks nimetada. Eriti just jõelamme järsakutel, kuid nende uurimine pakub nii floristiiliselt kui ka koostise ja struktuuri uurimise poolest palju huvi. Pindalaselt rohkem erineb Eestis salukuusikuid, mille rindes peale kuuse leidub pärna, tamme, haaba, arukaske, saak, jalakat, praag, remmelkat ja teisi. Põhiliselt on kuusk inimese tegevusest soodustatud ja sageli on põhitaimekooslusteks neis kohtades olnud salulehtmets või siis vähese kuuse lisandiga salumets. Salukuusikute rohtaimestik sisaldab põhiliselt salulehtmetsadele omaseid karakterliike, kuid on siiski mõnevõrra liigiliselt vaesunud.
Lahemaa territooriumil leidub nii salukuusikute fragmente kui ka Uhtla metsafragmente. Osalt on salukuusikud ülemineku ilmlised ka loometsadele, näiteks Volga-Klindi. Nimetada võiks salukuusiku tüüpi näiteks altest lõuna pool, kus puurindes küll lehtpuude osatähtsus on väike, aga põõsarinne ja rohurinne on väga liigirikas, sisaldades salumetsadele tüüpilisi taimi nagu kolmedes, laanesõnajalg, harilik silmaru, tähtsheim, salutähtsheim, harilik võsalill ja teised. Või sõnaga kogu on tüüpilist niisugust salumetsade liigilist koostist. Samasuguseid salumetsade vöötmeid või laike leiame lindinõlvakutel. Huvitavad on aga Uhtla metsafragmendid, mida sageli nagu metsaks ei saagi nimetada oma väikese ulatuse tõttu. Nad on siis kas ainult mõned 10 meetrit laiad, seal paarkümmend meetrit võib-olla, kuid siiski ei ole halvemini Lahemaal säilinud kui mujal Eestis. Neid leidub Mustjõe, Valgejõe ja Loobu kaldajärsakutel. Kuigi neist tamme esineb võrdlemisi harva, aga siiski on siin kaunis rikkalik puuliikide valik: pärna, sanglet, pasaak, traatremmelkat, vahet, soomikat, jalakat, kuuske. Ja põõsarinne on suhteliselt liigirikas, sarapuu, magesõstar, loodjapuu, puhal ja rohurindes tüüpilised salutaimed. Mõnikord leidub säärase metsaga jõe kaldal ka väga haruldasi liike, nagu Siberi piinikas Oandu jõe kaldal. Ei ole kahtlust, et neid väheseid metsafragmente tuleks eriti hoolikalt kaitsta, keelates nendes igasuguse metsamajandusliku tegevuse, kuid ka liiga intensiivne turism võib nende ilmet muuta. Kui ei ole tegemist liigselt harvendatud puurindega või teatud liikide väljaraiumisega, ning kui kooslusele küllalt aega anda, siis peaksid need metsad looduslikult enam vähemalt säästuma. Ja siin tuleks võib-olla tõsiselt kaaluda näiteks õpperadade loomisel just nende jõgede piirkonnas, et võimalikult vähe kahjustada neid tüüpilisi Uhtla metsade näiteid. Loometsade näol on Eestis tegemist samuti kaduva, kuid huvitava metsatüübiga, mille rohurindes leidub väga mitmesuguse päritaluga flooraelemente. Lahemaa piires on loometsade näiteid vähe, kuid see-eest väga huvitavaid. Need asuvad Nuuksi ja Volga-Klindi, kus leiame haruldaselt rikka puurindega. Meil on 10 kohati isegi rohkem puuliiki, maapääd peaaegu kõik meie Eesti puuliigid esindatud. Väga mitmekesise põõsarindega leidsin seal 10 liiki ja liigirikka rohurindega taimkatte üle 50 liiki. Liigirikkusele lisaks on aga siin tegemist väga haruldase saare loometsa tüübiga, loosaariku või ütleme saare saraku looga. See on minu teada tänini ainus selline ala Eestis, õieti mis vajaks nagu lähemat uurimist selle tekke ja arengulugu. Teatavasti eelistab ju saar ja samuti püsik seljarohi, mida ka seal leidub just niisugusi niiskemaid ja sügavamaid muldi, aga hinda nad asuvad koos kuivalembeste lootaimedega ja ka teiste salumetsataimedega. Näiteks lootaimedest kasvavad seal kõrvuti kulkan, vered, purereha, angerpist ja nii. Ja selle metsaala suhtes on vajalik kehtestada täiesti range puutumatuse režiim. Ja samuti tuleks hoolitseda selle eest, et seal karjatamist ei toimu. Praegu tundub, et seal siiski karjatamist on tehtud. Primaarsetest loometsadest tekkinud sekundaarseid loopealseid ehk alvareid esineb Lahemaa piires ainult muuksid ja hundikangud. Need on üldiselt küllalt heaks loopealse näiteks, üsna tüüpilise, kuid siiski liigiliselt vaesunud taimkattega. Nende praegune olukord on aga üha halvenev selle tõttu, et nii hundikangudel kui ka Linnamäel karjatatakse ja karjatatakse lehmi.
Teatavasti on lootaimkade püsimiseks vajalik teatud mõõdukas karjatamine, nimelt lammaste karjatamine. Mitte mingil juhul ei tohiks seal karjatada veiseid. Nüüd, kui umbes arvestada nii selle Linnamäe kui ka hundivahrite pindala, siis piisaks nende ilme säilitamiseks 2-3 lamba pidamist seal suveperioodil. Praegu peetakse ka Linnamäel karjatatakse hobuseid, kuid tundub, et selle pindalaga võrreldes, mis on seal loodude all, on ka hobuste tallamise ja väetamise mõju võib-olla liiga tugev. Ja siin oleks siis samuti ettepanek keelata nimetatud looaladel veiste ja hobuste karjatamine ja kokku leppida mõne kolhoosekuga 2-3 lamba pidamiseks linnaladel. Vabariigis pindalad üha vähenenud on ka Kandlepa lodumetsad. Kuivendustööd on võtnud sellise ulatuse, et head näidet tüüpilisest metaste ja älvestega lodumetsast pole praktiliselt enam peaaegu võimalik leida. Kuid mõned tüüpiliste lodutaimedega väiksemad pindalalised lodumetsa ja lodude näited leiduvad siiski ka Lahemaa piires. Näiteks Käsmu järve ääres, mis on siiski küll väga kitsas riba ja mis on kannatanud seal selle paisutamise tõttu, nagu on näha nendest kändudest, mis järves on. Siis on päris ilusaid lodukohti leidub ka Pudisoo jõe ümbruses. Ja loomulikult siin tuleks veel eraldi märkida väga omapärasena, mitte niivõrd floristiliselt, kui just taimekoosusena Poljaku reservaadi lodu ja salumets rohkete allikatega. Nüüd, kui oleme juba lodumetsadest ja lodudest rääkinud, siis võiks ka puudutada soodest huvitavamaid alasid, nagu see on Pudisoo põhjapole ja reservaadi ala, mis on huvitav peamiselt geomorfoloogiliselt, kus kahjuks floristiliselt veel täpsemalt läbi uurimata. Siin ma ei hakka rääkima Laukasoost, Lauka reservaadist, kus juures tuleks mainida, et sinna sohu niisugust massilist marjuliste lubamist siiski ei tohiks vast olla. Aga siin räägiksin võib-olla ühest väikse pindalalisest ja suhteliselt, ütleme võib-olla silmapaistmatust koosluste rühmast, need on nimelt Nõlva allikasood, mida leidub Klindi jalamitel, Muhjal ja mujal, näiteks Valgejõe nõlgadel, siis astankute, siin-seal astankute jalamil, kus on moodustunud umbes 10-20 laiused ja laiemasti paksu turbakihiga, sageli vägagi pehmed ja lopsaka taimkatega allikasood, milles esinevad lodutaimed koos niiskemate salumetsataimedega. Kõige valdavamaks metsatüüpideks on Lahemaal nõmmemetsad ja ravastunud metsad, mida senini on ka mitmeti majandatud. Enamasti on seal tehtud mitte lageraied, vaid puhastusvalikraied ja teisi raietüüpe. Nüüd vaatamata sellele, et nad ei ole muidugi mingisugused haruldused Eesti territooriumil, tuleks nende tüüpilisi näiteid siiski säilitada mõnes osas täiesti puutumatuna, milleks sobivaid näiteid Lähemaal siiski leidub. Kuid nende kohta ettepanekud tehakse hiljem kaardistamise andmete läbitöötamisel, kui terve Lahemaa on enam-vähem ühtlaselt läbi uuritud. Pisut kehvem lugu rahvuspargi piires on niitudega ja puisniitudega. Need on enamasti liiga tugevasti inimesest mõjutatud, kas kuivendatud või karjatatud, kuid siiski leidub mõningaid lamminiidu või õieti lammiaasade taimkatte päris küll näiteid, eriti Mustjõe ja kohati Valgejõe oasud loobukallastel, kuigi nad pindalaliselt ei ole kuigi suured. Nii näiteks leidsime me Mustjõe kaldal, samas, kus oli see uhtlammi metsa fragmendid, lamminiidu, millel konstateerisime ligi 100 taimeliiki. Need niidud muidugi tuleksid säilitada
lubades neid küll niita, kuid mitte mingeid kuivardusi ega väärtumisi nendes ette võtta. Lahemaa üheks huvitavamaks osaks maastikuliselt on rannik oma rohkete poolsaarte ja lahtedega ja samas ka ranniku taimkatega. Kaitsealustest liikidest leidub Lahemaa rannikutel randseahelnest, mis moodustab ka kohati vastavad kooslused, näiteks Haralahe ääres, Loksast lõuna pool, Pedassaare rannikul ja mujal. Kuigi rannikutaime kooslused Lahemaal ei esinda kõiki tüüpe, mis meie rannikutel võib esineda, siis on siingi häid näiteid, mis suurendavad rahvapargi looduslikku mitmekesisust. Nüüd nende väheste ekspeditsioonide jooksul, mis me siin oleme teinud 3 suvel, on botaanikud igal aastal avastanud Lahemaale uusi ja huvitavaid taimeliike. Ja sellepärast võib arvata, et edaspidises taimkate kaardistamise käigus kindlasti see liikide arv, huvitavate liikide arv veel suureneb. Taimkate kaardistamist muidugi tuleks kahtlemata jätkata, sest see võimaldab nii ütelda iga jalatäie maa hindamist ja otsustamist, kuidas temaga toimida ja milline väärtus talle anda kaitserežiimi seisukohast või millist majandamise vormi talle lubada. Haruldasemate, kuid siiski rikutud koosluste puhul tuleb mõnikord ka arvesse mõningane restaureerimine, kui ei ole tegemist põhiliste ökoloogiliste tingimuste muutmisega. No näiteks rekonstrueerida annaksid näiteks loometsade alad, isegi võib-olla mõned lodumetsa alad, kui neid näiteks vanade kraavide mõju kõrvaldada.